Tere tulemast Valguselooja kanalile. Täna otsustasin, et teen teile sellise huvitava kaardikanalduse, kus me küsimegi kaartidelt, mida sa veel ei oska näha. Kasutan siis põhiliselt tarokaarte, kuid võtan siia juurde ka inglite ning haljate selliseid toetavaid soovitusi. Et jätame siis täna sellise vaba teema ja vaatame, mis siit üleüldse tahaks läbi tulla. Nii, mis on need olulised võtmesõnad, märksõnad, mida sa võiksid tähele panna? Kõigepealt sulle tuleb mõõdukuse kaart. Mõõdukus on balansseerimise energia. Mõõdukus tähistab seda, et täpselt nii kaua tulekski tegeleda elu erinevate vastuoludega, kuni sa saavutad enda sees selle sisemise tasakaalu ehk selle õige mõõdu. Siin on ilus ingel, ühes peekris on nii-öelda tuli, teises vesi, kõike parasjagu, kõike balansseeritud. Nii, vaatame, mis veel tahab läbi tulla, siis tuleb ka sulle siin müntide 8. See on kaart, mis vihjab justkui ka sellisele sisemisele tööle. Siin justkui vorbitakse välja seda mündi mõlemat poolt, oskus teha tööd iseendaga, ka iseenda sellise varjupoolega. Ja ma tajun ka sellist nagu pühendumise energiat või pühendunud vähenemist. See on ka selline spetsialisti kaart, et võib-olla sul on soovitus tegeleda mingisuguse projekti või tööotsaga ja kuidagi ma tajungi seda, et kui sa seda teed seda maksimaalse potentsiaaliga teotahtega, et sa panedki kogu oma fookuse konkreetselt sellele ühele teemale. Number 8 on ka külluse number, tähistamaks külluse voogu, ka selline rahalise edukuse ka seotud siis ingli number. Sulle tuleb ka mõõkade 6, tasa ja targu edasi, sõuad sinna nii-öelda uude kaldasse, vaikselt nii-öelda lükatakse selle aeruga oogu juurde, nii-öelda raskem aeg jääb nüüd selja taha. Et kindlasti tuleb nüüd helgem, parem, balansseeritum ning kergem aeg su ellu. Et midagi, mis on sulle väga suuri raskuseid valmistanud või kuidagi sa tunned, et need on väga suured katsumused olnud sinu jaoks, need kõige suuremad katsumused on nüüd juba seljatatud. Ja mõõdukus on ka tervenduse kaart, et võib-olla siin kellelgi on siis tervendus nii füüsilisel kui vaimsel tasandil. Tuleb ka karikate 7, mis vihjab justkui ka sellistele hingelistele õppetundidele. Nii-öelda siin on oskus nüüd need terad sõkaldest eristada, sa justkui seisadki silmitsi mingit laadi valikutega ja oskus teha õige valik, kuulates oma südame tarkust, südame häält. Ja sulle tuleb ka jõukaart, ka selline andestav tagasivaade justkui minevikule, minevikusündmustele. Siin ma näen naisterahvast, kes oma hella puudutusega justkui suudab taltsutada selle metsiku looma, justkui selline tõesti andestav ning selline heatahtlik tagasivaade minevikusündmustele, mineviku-kogemustele. Sa koondad oma jõud, sa koondad oma jõuvarud ja sinus ongi selline palju parem tasakaal, et sa oled nii-öelda tervenemas, oma jõudu koondamas ning kuidagi ma tajun ka sellist päikesepõimiku uuendamist, et sul on vajagi sellist eluenergiat, elujõudu antud situatsioonis. Et need on nüüd siis tarokaardid ja kõigepealt siin siis tuli meil suure arkaani kaart mõõdukus ning jõud, et nii-öelda läbiv teema on tervendus, balansseerimine, tasakaalustamine ning oma eluenergia nii-öelda koondamine. Vaatame edasi. Ma võtan siia siis appi ka peaingli tarokaardid. Vaatame, mis siit konkreetselt läbi tahab tulla, millised inglid sind siis praeguses ajahetkest toetavad. Nii, dubleeritult teisest tarapakist tulebki meil siin ikkagi see rahvali 7 ehk siis karikate 7. Aeg teha otsus, leia selgus selles, mida sa soovid ja tegutse. Vajadusel justkui ka puhasta oma energiavali, võib-olla puhka rohkem, maga rohkem, tasakaalusta ka sellist enda füüsilist tasandit, et kuidagi enda
ka aura väljas on sul kindlasti vaja puhtust luua, selgust luua, et teha mingit laadi siis tark otsus enda sees. Ja peaingel rahval ongi selline hästi võimas tervenduse ingel. Ja tajun ka siin tegelikult südame tasandil tervendust. Sul tuleb kaarili 3, tegele sellega, mida armastad. Aeg suureks isiklikuks kasvuks ja karjääri või loomingulise ettevõtmise justkui edendamine. Tööalane koostöö teistega. Ja siin on oluline mõista, mis on sinu unikaalsed anded, eripära, mida sa võiksid siis ka nii-öelda laiema maailmaga nagu jagada. Et igal ühel on oma tipud, mille poole nii-öelda pürgida, et ära taganema unistustest, justkui teha karjääriredelil siin edu, et sul on see potentsiaal ja sind toetavad ka nii-öelda sarnaselt mõtlevad inimesed, et liigu edasi oma unistuste, oma tippude poole. Tee seda teadlikult. Et töö võib olla ka siis armastusväärne selline, mis pakub sellist maksimaalset rahuldust, et võta siis tööd ka sellisel kujul, et see ei pea olema ainult raha teenimise võimalus, vaid see on ka osa sinu elust, mis pakub sulle sellist suuremat sorti väärtust. Nii, vaatame juurde veel ühe kaardi. Siin võib olla rahaline kitsaskoht su elus, sa ei pea oma praeguse väljakutsega päris üksi toime tulema, abi on justkui lähedal ja siin on ka selline väike lisatähendus sulle, et loo pigem positiivset reaalsust, et kui sinu peas on väga palju negatiivseid mõtteid, siis need võivad kujundada sinu reaalsust, et ära keskendu puudusteadvusele, vaid loo ikkagi küllust, et kui sul on ikkagi võimalik arveid maksta, sul on võimalik ots otsaga kokku tulla, sa tuled toime oma nagu eluga, siis praktiseeri selle eest ka tänulikkust, et rahavoogu rohkem aktiveerida. Et Taarili 5 on selline kaart, mis ütleb, et sa võid tunda, et sind on justkui tõesti välja külma kätte jäetud või sa kuidagi oled millegist nagu eemale lükatud, sind on kuidagi eraldatud ja siin on ka natukene sellist tegelikult kurbust, mis praegult antud olukorras üles tuleb. Aga peaingel Aariel on muidugi selline hästi võimas ingel, kes tegelebki rohkem selliste maiste teemadega, töö, karjäär, samas on ka see tegelikult tervisega seotud. Ikkagi, et ära unusta ka iseennast, enda füüsilist tasandit, enda tervist siinkohal, selline tervislikum lähenemine elule on praegult väga teretulnud. Okei, aga vaatame siis romantikainglitelt siia soovituskaarti, et mida sa võib-olla suhte küsimuses praegult ei näe. Tõelise armastuse kaart tuleb sulle. Tõeline armastus, mis võib olla siis nii-öelda elukestev, et usu sellesse, et sa väärid sellist püsivat suhtetasandit, mis on selline väga tugeva vundamendiga ja siin on öeldud lausa elukestev, et tõeline armastus, mis püsib ning jääb su ellu. Nii, võtan mõne haljakaardi ka siia. Haljakaartidest tuleb kaksikleed ja äratundmise kaart, et sa võid tunda, et see inimene peegeldab sulle ka sinu nii-öelda kõige sügavamaid valukohti, nii-öelda toob üles ka sinu sellise varjupoole, hinge sügavamatest soppidest sa tegelikult tajud, et tegemist on sinu hingepeegliga, sellise sinu identse hingega ja seetõttu te olete nagu väga selliselt sügavalt lõimunud lausa keha, hinge, meele tasandil, aga kui tegemist on kaksikleegi teekonnaga, siis on seal ka paraku väga palju konarlusi, eraldatust ning selliseid tõesti hingelisi õppetunde. Aga siin on soovitus tegelikult usaldada elu kulgu, pigem mitte panna neid tiitleid, et tegemist on sinu hingesugulase või kaksikleegiga, et lihtsalt usaldada, et kui tegemist on sinu inimesega ja see inimene on sinu ellu määratud tulema ning jääma, siis tegelikult elu toetab seda protsessi. Et ka selline lahtilaskmise energia on oluline, et sa vabastaksid energeetiliselt, et sa ei klammerduks. Ja vaatame veel. Tuleb ka läbi elupartneri energia.
et kuidagi tajun seda, et sa soovid sellist suhtevormi ikkagi, mis on hästi selline kestev, hästi püsiv, kus on väga selline sügav lojaalne tasand, et mis on väga selline stabiilne ja selline kaart siin. Praegult võib siin olla siis tegemist suhte tervendusega ja tervendava suhtega ja see kuidagi transformeerub või muutub, et siin toimub selline avardumine, muutus ja asjad peaksid nagu liikuma kergusesse, et luba siis sellisel tervendusel justkui voolata, et võib-olla ka see veeelement võib antud juhul praegult oluline olla, ka sellised veeprotseduurid võivad olla tervendavad ning toetavad, sest vesi ikkagi uhub nagu eemale ka selliseid emotsioone, mis on võib-olla nagu sulle raskust nii-öelda valmistanud, et lihtsalt selline väike vihje, et võib-olla sa vajad natukene rohkem poputust, võib-olla mõni spa-protseduur või kuidagi selline energeetiline laeng tuleks sulle antud juhul ka kasuks. Nii, ma võtan siia juurde ka valguselooja sõnumi. Vaatame siis siit kaardipakist mõned vihje. Armasta oma kodu külluslikkust. Loo puhtust ja selgust ümber enda. See aktiveerib sinu elus armastuse külluse voo. Justkui pane lilled vaasi, puhasta oma nii-öelda ka kodu, oma siis, ma ei teagi, korrasta lihtsalt energeetiliselt enda ümbrust, võib-olla ka enda töökeskkonda, et aktiveerida justkui sellist küllust kõikidel tasanditel. Nii, usu rohkem maagiasse, kõik on võimalik, ainsad müürid on vaid sinu peas, armastus on võimsaim kutse sellel planeedil ja sina oled ka osake sellest ja justkui sellised ka kaardiennustused või kaardivideod võivad sulle anda sellist nagu positiivset energiat, et usu ikkagi maagiasse ja vabasta endast ka justkui tõesti selliseid piiravaid uskumusi, et ainsad müürid on vaid sinu peas. Ja sulle tuleb siin väga kaunis kaart, mis ütleb, et sa soovid olla hoitud, armastatud, väärtustatud igas hetkes. Sa tõmbad oma ellu häid kogemusi ja sa teed seda kergusega. Sa väärid armastust ja hoolimust. Ja siin on selline imekaunis paar, kes hoiab teineteisele ümbert kinni. Et kuidagi selline duaalsus, partnerlus tahab siin ikkagi läbi tulla ja selline hästi nagu hoidev energia. Ja sa võid teha selle afirmatsiooni ikkagi mina vormis, et ma olen hoitud, armastatud, väärtustatud igas hetkes. Ma tõmban oma ellu häid kogemusi ja ma väärin armastust ja hoolimist. Ja miks mitte, pane see endale kuhugile kirja. Et nii-öelda teha selline hästi tugev taotlus universumile. Oma soovidest, oma unistustest, oma nägemusest. Nii, ja ma võtaksin siia juurde ka halja sõnumi. Et nii. Soovi targalt, et sulle tuleb siin siis halja kaart, mis vihjab sellele, et sul on oskus oma soove targalt nii-öelda targalt kasutada ja viia täide justkui oma ka südame soov. Ja siinkohal soovitatakse sul ka astuda praktilisi samme oma unistuste teostamiseks, et miks mitte, et praegult on selline juba kevadine aeg, et sa võiksid ka võib-olla oma unistused kuidagi uuesti üle vaadata, miks mitte unistuste tahvlit, kas siis täiustada või täiendada, kui see sul on olemas, et kuidagi luua sellist värskemat energiat ja anda oma soovidele nagu jõudu juurde, et manifesteerida teadlikult ning oskuslikult. Ja kuidagi see haljas siin on ka selline väga kuidagi siiras ning puhas
ja ma tajun ka sellist soovide koha pealt siinkohal sellist südame puhtust, et su soovid on alati nii puhtad, heatahtlikud ning kooskõlas siis ka kuidagi teistega. Et sellised vihjed tulid praegult siis nendelt kaartidelt, et ma loodan, et sa said siit mingit laadi näpunäiteid ja soovingi tegelikult siin kõigile juba ilusaid kevadisi hetki, et päevad on juba pikemad, valgemad ja see annabki väga palju sellist jõudu ning motivatsiooni ja teotahet kindlasti juurde. Ole hoitud ning armastatud. Mina tänan kõiki, kes on minu kanalit jälgima, kuulama tulnud ning kohtumiseni juba järgmistes videodes. Aitäh!